Juba mõnda aega möllab sotsiaalmeedias Türi Väino nimeline mees. Postitused on lühikesed, aga löövad, aga mis kõige toredam, need kõnetavad. Tekkis huvi, millise poe tagant me Türi Väino üles leiame. No on taas reedene poetaguse juttude aeg. No mis poe taga toimub Eestimaal, seda igaüks meist teab, kes maal on elanud ja ega tegelikult linnas ei ole absoluutsetki teistmoodi. Ja me oleme tulenud siia Tallinnasse ühe väikese poe taha pingi peale. No seda asutust, mis meie selja taga on, ka paljud teavad, aga ma räägin mehega, kes sotsiaalmeedia on hulluma pannud Türi Väino nime all, aga tuleb välja, et Türiga seob sind ainult vist ju sünnipärane või sünnikoht. Sünnikoht, jah. Tegelikkuses olen siis Taavi ja olen tõesti Türilt pärit, et Türi lähedalt 13 kilti Türilt Paidest. Haiglast siis tulin peale sünnitust, ise tõin ema autoga koju ja selles suhtes on nagu täitsa okei, jah. Türi on ikka südames ja sealt ma olen pärit ja ema, õde ja minu kass elavad siiamaani seal. Nüüd sa oled ikkagi Tallinnas koha leidnud. Aga kus kohas see Türi Väino siis sündis? Türi Väino sündis niimoodi, et Kaarli puiesteel, kus ma siin Tallinnas elan, minust korrus allpool elab üks riigiametnik nimega Väino. Ja mulle kuidagi meeldis see, mida ta seal minu all rõdul tegi ja kuidas ta muidu on. Ja siis ma mõtlesin talle selle oma kodulinna nime juurde ja algul ma arrastasin kogu seda meelelahutust enda Facebooki seinal. Aga mul oli plaan töökohta vahetada ja siis ma nagu vaatasin need postitused kriitilise pilguga üle ja siis mulle jäi nagu mulje, et ma vist ei saa seda töökohta nende postitustega. Ja siis ma kolisin selle Türi Väino siis enda seinalt minema täitsa eraldi nagu lehe peale. Ja siis hakkaski Väino see tähelend seal peale siis ja ma lasin tal täitsa vabalt minna, nii et me olemegi üksteist nagu selliseks ühe aju poolkera kaksikuteks nagu jüüdnud. Mina siis siin Tallinnas ja tema Türil, aga oleme kogu aeg ühenduses. No seal need kommentaarumeid või kommentaare lugedes mõni arvab, et sa oled kogu aeg purjus ja selliseid postitusi täis teed, et kui palju sa siis neid igasuguseid inspiratsioone saad sealt kuskil poe tagant või käid sa jõlgud kuskil poe taga või poe sees maakohtades või Türil näiteks ja kuulad, mis mehed räägivad või naised räägivad? Ma tulin 92. aastal tulin Türilt ära, aga juba Türil ma hakkasin ikkagi täitsa süvitsi asja nagu uurima, kõike, mis nagu alkoholiga on seotud ja ikkagi täiesti professionaalsel tasemel ise 20 aastat asjaga tegelenud. Ehk siis alkoholi tarbima? Jaa, absoluutselt, et ikka üht-teist nagu tean sellest, millest ma nagu kirjutan ja ma arvan, et kui inimene suudab ise selle üle nalja teha, siis on ju kõik nagu hästi. Kui tihti sul need naljad siis nagu tulevad? On see selline improvisatsioon? Tuleb see elust enesest või sa ikkagi otsid kuskilt mingisugust alget? See tekkis tegelikult niimoodi, et Järva Teates oli üks artikkel ka minuga tehti Intekas. See on nagu niimoodi, et ma näen mingi pilti, ma korjan nagu juba, ma arvan, 10 aastat kuskil netist igasugused huvitaid pilte. Ma nagu avastasin endas nagu sellise ande, et ma näen pilti, mul tuleb kohe lause ja ma panen selle kirja, seon nad ära ja sealt tulebki nagu selline visuaalne nagu nali. Ma ei kirjuta kunagi lihtsalt lauset või ma ei postita lihtsalt pilti, vaid ma panen need kaks asja nagu kokku. Kas sinu lugudest võib lugeda välja ka konkreetseid persoone, konkreetseid juhtumisi, konkreetseid sündmusi? Jah, seal on nüüd tekkinud sellised täitsa konkreetsed tegelased ja ma pean ise olema väga tähelepanelik, et ma neid omavahel nagu segi ajaks. Et ütleme niimoodi, et mul seal Väino tiimis on siis üks gaaraasiseltskond, kus on Mati, siis on Türi emeriitalkohoolik Toolik, tema tegelikult elab Säreveres. Türi lähedal niimoodi paar kilti ja siis on Matil on poeg Ats ja Matil on veel seal naine ja minul endal on seal ka proua Aime, kes siis nagu Türil elab ja siis on Aime ema Toris ehk minu ämm on päris selline kõva kärbes, kes aeg-ajalt oma selliseid elumõtteid jagab rahvaga, et need on päris hästi peale läinud, vanem targem naine ka. Ma olen ise ka ju selles vaimus üles kasvatatud seal samas köögis ämma poolt. Aga kuidas sa näed, kas sellist huumorit, selliseid, ütleme, lahedaid nalju on meil piisavalt palju, sest tegelikult eks meil siin igasugused koomikudki üritavad ju kuulsust võita ja igasugused sellised üritused toimuvad, et võib-olla meil natuke ikkagi on vähe seda meie suhteliselt karmis ja mornis elus.
Noh, kindlasti ongi vähe ja mis nalja me räägime, noh, kui sa tahad nagu kurba nalja saada, siis võta nagu Delfi lahti ja hakka seal nagu mööda kommentaare minema, et sa võid pead ja nutta, et noh, nagu see nali on, et kui sa oled nagu Delfi ja Aktuaalse kaamera ära vaadanud, et siis lähed Netflixi, võtad mingi Julma Roima sarja lahti, hakkad seda vaatama, et lihtsalt maha rahuneda, et noh, nii nagu räägitakse, et ma ei ole ise nagu proovinud, et aga on jah, ütleme sellist kurjust ja õelust ja sellist nagu kiusu ja ala ja jama on nagu nii palju, et tahaks nagu lihtsalt tehagi sellist nagu poetagust, sellist vana head klassikalist joodiku nalja, ütleme nii. Ja kõik nagu naeravad ja kõik on nagu rahul ja sealt ei loe midagi nagu sellist välja, et kes on, ma ei tea, kus erakonnas või kes kellega, kus magas või mida tegi, et noh, see ei puutu üldse asjasse, et sa ise ütlesid ennist alguses, et no sa oled nüüd ütleme paarkümmend aastat juba sellest poetagusest nagu eemal hoidnud, et äkki peaks korra tagasi minema just selle mõttega, mitte et seal kuskil õlut või kangemat alkoholi tarbida, aga lihtsalt võib-olla inspiratsiooni saada äkki. Ma käin tegelikult inspiratsiooni, ma avaldan oma põhilise saladuse. Mul on maja otsas Kaarli puiesteel on Raksese viinapood ja siis ma käin seal nagu näitusel, ma käin nagu muuseumis, seal on maast laeni põrandad on täis konjakid ja asju. Ma vahest lihtsalt seisan ja vaatan, mis on jäänud joomata, mida oleks võinud proovida ja noh, seisangi nagu muuseumis, vaatad maale ja need noored müüjad, vene poisid, need nagu kõik teavad, mis ma seal teen ja nad ei sega. Nad teavad, millega ma seal tegelen, ma teen teraapiat. Kogun infot, vaatan, naudin. Vaatad, mis on uued tulnud, millised on veel vanad margid, nostalgitsed, kas Agdammi on, kas ekstra viina on või midagi? Mis sai nagu proovitud, eks ju, ja mida oleks võinud võib-olla mitte proovida ja mis tundub uus ja huvitav ja nii edasi, et noh, loomulikult peab kursis olema asjadega, trendidega. Türi Väino jätkab? Türi Väino jätkab täiesti kindlasti ja nii kaua kui Väino hingab ja loodab, nii kaua teeme edasi nalja.